Tere teile kõigile ka minu poolt ja mul on omaette selline priviligeeritud ettekandeaeg, et kõik rasked teemad on ära räägitud, mul on hästi lihtne teha viide, kust tulevad meie muldade lähtekivimid, miks nad just sellised on, millest rääkisid põgusalt ka meie geoloogid. Maarja tegi väga kenasti sissejuhatuse, miks meil on seda muldade ja üldse elustikku seal mullas vaja. Nii et minu ülesanne on nüüd siis käia läbi kõik need 50+ mullaliiki, liigid, alamliigid, üleminekualad ja siis me võimegi tänase päeva lõpuks kokku võtta, mis see rikkus meie jalgade all tegelikult siis meie jaoks tähendab. Nii. Ahaa, see pult, just. Nii, muld. Et põhimõtteliselt, millele siis mina keskendun, on see maakoore pindmine kobekiht, ehk siis meie toimetame kõrgemal kui geoloogid. Ja selles mullakihis mulla tekkele aitavad siis kaasa taimed, erinevad eluorganismid ja nende laguproduktid, mille tulemusel muld tekib. Ja mis on äärmiselt oluline kindlasti, on kogu see ülejäänud keskkond. Sademed ja kliima ja me mõtleme selle suve peale, kui oli hästi kuum, mis juhtus mullaga, palju meil sademeid oli, palju me saaki saime. Nii et muld, maakoore pindmine kobekiht. Nii et muld on ka selline hea meedium, mis siis seob kokku need ümbritsevad keskkonnad meie ümber, atmosfääri, hüdrosfääri, litosfääri, biosfääri. Nii et kui meil seda maismaa pindmist kobedat kihti ei ole, siis see elu oleks hoopis teine. Umbes nii, nagu Maarja näitas karjääride pealt. Et need karjäärides tehtavad looduse ennistamise tööd, et need on nagu väga head näited. Keskkond on karm, vihma ei ole. Tähendab, vihma on, aga sademeid on vähe. Kindlasti keskkond on seal hästi aluseline, kui me mõtleme nende tuhamägede peale. Ja kui me nüüd esitame endale selle küsimuse, et kas mina tahaksin seal kasvada, kui ma olen taime seeme, ei tule hästi välja. Et mingitel momentidel ei ole seda pinda, mille sisse ajada juuri ja üldse ei ole ka seda vett. Ja kui me siis räägime mullast ja tema kohast maastikul ja nendest maastiku varieeruvustest, mille kohta tegelikult muld annab infot, maastikul varieeruvad taimed, taimkate ja see ongi siis nüüd koostöös kõige selle kompleksiga, mis toimub meil taimkatte all. Et väga sageli mullale ei pöörata ka piisavalt tähelepanu, sest me just nagu teda ei näe. Aga samas jällegi, kui me vaatame tema olulisust, see pedosfääri mõõde, maastik, kontinentide vaheline, me räägime, kuidas mullastik välja kujuneb ja siis me tuleme selle oma põllu või aiamaa mulla juurde ja me räägime sellest üksikust mullatüübist või sellest bedonist ja kui palju neid seal põllu peal võib olla, kui kirju see meie muld on, selle jälle määravad ära nii reljeef, kliima, kogu see ressurss, mis meil ühes kindlas piirkonnas on. Ja need 5 põhipunkti, mis siis mullateket mõjutavad, on sellised loogilised, lähtekivim, rohelised taimed, mikroorganismid, teised elusorganismid, kes mulda kaevandavad, teisaldavad, siis kliima, sademed, temperatuur, aurumine, reljeef, kõrgematel kohtadel on meil siis erodeeritud mullad, madalamatel kohtadel pealeuhte mullad ja nii edasi ja kindlasti aeg. Aeg muidugi mulla tekke mõistes on selline müstiline.
Et kõik see, mis toimub mullatekkega, seda me mõõdame sadades ja tuhandetes aastates ja nii edasi. Ja 6. punkt täna, mis on hästi oluline, on inimtegevus. Mulle väga meeldis see sõnade pilv, mis meil ekraanile ilmus, suur tänu teile kõigile, sellepärast, et kui me ei hooma mulla tähtsust, kas või selle võrra, kuidas me vajame toitu, rääkimata siis riided, ka vaktsiinid, see elustik, mis meid toetab, siis tegelikult me olemegi ükskord sellises olukorras, et seda mulda ei tule kuskilt müstilisest kohast juurde, aga tegelikult me ju sööme iga päev, meid saab järjest rohkem planeedile juurde ja see, kui kiiresti muld vale kasutuse tõttu rivist välja langeb või teda üldse enam ei ole, ta hävib, siis siin on nagu küsimus ka selles, et kas me suudame seda mulda siis taastada, kas me suudame neid samu rekultiveerimata alasid elule tagasi tuua. Et taimkate, selle olulisus, sellest me ju kõik sõltume ühel või teisel moel. Ja nüüd, kui me esitame selle küsimuse, et kui kiiresti või aeglaselt siis muld tekib ja miks teda ei teki sinna tuhamägedele või miks ei teki seda mulda või taimkatet ka nii kiiresti kasutusest välja jäänud freesturbaväljadele, et see on siis nagu mõlemad mullad kuuluvad teatud happelisuse skaala kas hästi happelisse või hästi aluselisse poolde. Nii et see peaks nüüd aitama natuke mõtestada ka seda, mis on siis seotud nende keskkonnatingimustega, et kui kiiresti või aeglaselt muld tekib. Et meil Eestis me seostame kindlasti mullateket selle viimase jääaja minekuga ja viljaka mulla horisondid, me kohe vaatame neid, on siis kas alla 10 sentimeetri, või siis turvasmuldade puhul me räägime, et sellistes erandolukordades ka 17 meetrit, 11 kindlasti. Ja teie ees on siis 4 mulda, need on siis sellised, 3 nendest on ilusad sügavkaeved, kõige äärmine vasakpoolne muld on siis paepealne muld, mis on hästi õhuke, samas viljakas. Ta on kindlasti ilmastikuoludele hästi vastuvõtlik, tundlik ja see huumushorisont võib seal hästi õhuke olla. Järgmise pildi peal meil on see põnev näivleetunud muld, mis siis Tartu ümbruses on meie see viljakas põllumuld, kus huumushorisont võib olla kuni 40 sentimeetrit teatud tingimustes, reeglina kuni 20 ja sellise mulla nii tüsedate muldade väljakujunemiseks, me räägime ikkagi sadadest ja veel rohkem aastatest. Ja lõpetab selle rea sügav siirdesoomuld ja siin me saame juba tuhandetest aastatest rääkida, kui siis see 1 millimeeter heades tingimustes seda turvast laguneb, settib. Ja te näete ka siit äärmise pildi pealt, et siin vahepeal on sellised tumedamad, heledamad triibud, mis tegelikult annab meie jaoks infot seda, et on toimunud mingid muudatused keskkonnas. Et need keskkonnatingimused nii pika aja jooksul kindlasti varieeruvad. Nii et see mullateke tegelikult on aeglane protsess, kui me jälgime teda looduses. Ja sellepärast peetakse ka mulda taastumatuks loodusvaraks, ehk siis ta ei taastu selle ühe inimpõlvkonna vältel, küll aga võib pöördumatult teha kahju, kui me viljeleme orgaanilise aine rikkaid muldi ja sõna otseses mõttes nad harimise käigus mineraliseeruvad ära. Aga samas inimene on hästi võimas, me küll tarbime palju, aga me peaksime olema mõtlevad, targad, järelikult on ka inimese võimuses siis majandada ja hoolitseda selle mulla eest selliselt, et see kestaks, oleks jätkusuutlik, et meil ja meie lastel ja nii edasi oleks siis seda mulda, mis on puhas, mille väärtus tegelikult teadus ka täna samm-sammult avastab ja kirjeldab
ja enda jaoks nagu teadvustab. Nii et kõige lihtsam asi, miks meil on mulda vaja, enamik teist käis lõunal, osasid ma nägin, nii et tegelikult me sööme. Kas me sööme nüüd 3 korda päevas, rohkem või vähem kordi, aga fakt on see, et täna tuleb meie toit siiski sealt samast viljaka mulla pealt, no hea küll, Grünefee kasvatab meile kurki ka teistel substraatidel, aga põhimõtteliselt kõige suurem osa meie toidust tulebki selle sama viljaka mulla pealt. Nii et me vajame nii seda viljakat mulda kui põllumeest, et saada hakkama. Nüüd muld ja tema olemus. Meil on hästi palju erinevaid püramiide, millega me selgitame lahti kas oma toitumist, me räägime, kuidas on ökoloogiline püramiid ja mulla olemuse kohta võiks siis rääkida analoogse näitena, et tegelikult see kõige olulisem alus, see kõige alumine, on see mulla koostis, ehk siis, kui me räägime tema mineraalsest, orgaanilisest osast, õhust ja veest. Mullas on alati mineraalne osa, ehk see tahkefaas, mida on siis 45%, ja reeglina mineraalmuldades on orgaanilist osa 5%. Kui me mõtleme nüüd turvasmuldadele, siis me saame selle diagrammi teisipidi pöörata. Ehk siis näiteks raba, mis on soo kõige viimane kõrgem arengujärk, raba, kõrgsoo, seal on siis orgaanilist ainet võib-olla 98% ja nende rabamuldade tuhasus on hästi kõrge. Ja mineraalosa, mis siis tuul kohale toob, seda ongi vaid paar protsenti. Mineraalmullas on hästi tähtis see, et meil on poorid. Mullapoorid, kus siis on õhku kuni 30%, vett, sest kui ei ole mullapoore, muld on tihenenud, siis seal ei saa ei taimed oma juuri ajada, ei mikroorganismid paljuneda ja selle mullaga on väga keeruline majandada. Tuleme sammu võrra kõrgemale, me räägime lõimisest ja poorsusest ja nüüd räägime mulla pH-st. Protsessid, mis annavad mullale tema omaduse, mõjutavad kindlasti huumuse teket, neeldumist, mineralisatsiooni. Miks me räägime seda, et meil on Põhja-Eestis mullad karbonaatide rikkad? Nad on välja kujunenud paepealsed mullad. Ja vastavalt sellele, milline on see mulla koostis, omadused, protsessid, kujunevad välja ka režiimid, õhu, vee, soojusrežiim, ehk siis kuidas me harime muldi ja milliseid kultuure me lõpuks nende muldade peal siis kasvatame ja jõuamegi selle püramiidi tippu, kus on siis talitlused, bioproduktsioon, ökosüsteemi tasakaalu reguleerimine ja elurikkus. Nii et selleks, et see püramiid oleks nüüd tervik ja toimiks, selle jaoks siis ongi vaja seda tarka inimest ja inimese võimuses tegelikult on mulla eest jätkusuutlikult ja kestlikult hoolitseda. Mida igaüks nüüd saab ka endale selgeks teha, on see mulla lõimise pool. Need näited ja pildid suuresti on võetud meie muldade välimäärajast ja selline oluline komponent nagu mulla füüsikalise savisisaldus määrab siis ära ka selle, kuidas me seda mulda viljeleda saame, millised on suuresti tema omadused, kas ta on raske, kas ta kuivab hästi, kas ta peab vett hästi, ka nende kultuuride jaoks, mida me siis tahame kasvatada lõppkokkuvõttes. Nii et kui meil on selline sõre ja sidus liiv, kus meil on füüsikalist savi, ütleme kuni 10%, siis kui me mõtleme siia juurde nüüd mulla happelisuse, siis võib-olla me saamegi kasvatada seal väga väikest kultuuride valikut. Samas, sedasama liiva leidub hästi palju männimetsade all, rannaaladel ja rannaalade elustik on väga mitmekesine, et jällegi ühel, kas siis lõimisel või mullal, on oma taustsüsteemis väga oluline koht.
Võib-olla põllumajanduses kõige hinnatumad lõimised on need kerged liivsavid ja keskmised liivsavid, millest siis saab teha selliseid vahvaid kujundeid, ehk siis teha sedasama sõrmeproovi, et kui me siis tuletame endale kõike seda meelde, kust me oleme välja kasvanud, ehk siis meie seda liivakasti aega, ja tegelikult selline lihtne sõrmeproov on tehtav jällegi igale ühele ja infot sellest saab hästi palju. Nii et mida raskemaks läheb lõimis, seda keerulisem kindlasti on selle mullaga tegutseda ja kui just me ei ole põllumajandusettevõtja, siis oma aias me saame kenasti ka need lõimiseid natuke enda jaoks mugavamaks teha. Nüüd see mulla happelisus. See, mida me vaatasime ka elustiikuslaididelt, et kui muld on liiga hapu, siis meil ei jää suuresti muud üle, kui sellel mullal kasvatada hapulembeseid või happelise keskkonna taluvaid kultuure. Ja siia teise otsa, no siiapoole, veel sinnapoole, eks ole, jäävad siis need karjääride alad, kus meil on tuhamäed, et nad ongi hästi aluselised ja seal ongi kaltsiumi palju ja see võtabki palju aega, enne kui vihm seda kaltsiumit sealt välja uhab ja siis tulevad sinna esimesed pioneertaimed. Aga selline kena pilt on siis meie põldudel, kui mulla pH on juba kultuurtaimedele sobilik. Ja seda mulla happelisust ja selle mugandamist ei saa kunagi alahinnata, sellepärast, et see määratleb ära selle, milline on meie taimkate, kuidas taimed saavad mullast sinna antud väetise kätte ja see on ka sellepärast hästi oluline, et see mulla happelisuse ja toiteelementide vaheline tasakaal peab olema paigas, et need siis sealt ära ei liiguks, ehk siis välja ei läustuks. Nii et see 5,5 ja 7,5, et see on siis selline oluline vahemik, aga ikkagi antud väetist, keskkonda, mullastikutingimusi, et seda me peame siis alati hindama, hoidma ja vaatama. Nüüd mineraalväetistega on hästi palju head võimalik põllu peal ära teha. Ehk siis me teame seda, et muld vaesustub toiteelementidest, nii nagu eespool ka räägiti, et kui meie oma linnakorteris tarbime kõike seda, mis maapiirkondades toodetakse, siis kuskilt peab see kompensatsioonimehhanism tulema. Ja pidevalt saagiga neid elemente sealt põllu pealt ära tuues, me ei saa seda ringi kuidagi kokku. Täna on muidugi hulk häid üritusi ka selle jaoks, kuidas linnaruumis katsetatakse toidujäätmete kompostimist, vermikompostimist ja toiteelementide tagasiviimist siis keskkonda. Aga ilmselt, et neid ringe saada kenasti kokku, nii nagu ta võiks olla ringmajanduse tingimustes, meil on palju rohkem vaja pingutada. Nii et liiga aluseline keskkond ei ole hea, see pärsib taimekasvu ja toiteelementide omastamist ja täpselt samasugune lugu on ka happeliste muldadega. Et kui mullad on liiga happelised, siis me lupjame neid, viime sinna karbonaate ja üritame siis oma taimed saada kasvama. Ja sama on ka enam levinud põllukultuuridega, et on teatud pH vahemik, mis sobib neile rohkem. On üksikuid kultuure, mida saab siis kasvatada kas happelisemal või siis neutraalsetel ja aluselisematel muldadel, aga see 6–7, see vahemik. Ja sama on ka mulla elustikuga. Et teatud muldades on siis seda elustikku rohkem ja teatud elustikugrupid ka varieeruvad. Nii et see on jälle selline oluline indikaator, mida teeb meie pH ja kuidas sellele siis reageerib kogu see elustiku pool, taimkatte pool ja kuidas need süsteemid siis kenasti kokku ja ringesse jälle saada. Nüüd mulla struktuur ja elustik on omavahel hästi tihedalt seotud. See aasta viidi läbi
Eesti muldades selline huvitav aluspükste katse, kus puuvillasest materjalist aluspüksid pandi mulda algkaaluga umbes 70 grammi ja niiskus, mulla elustik, kõik, kuidas seda mulda hariti, üritati siis kokku panna ja tõlgendada seda siis kui mulla elustiku ja mulla talitluslikku, kuidas ma ütlen, kuidas see muld siis talitleb. Et niimoodi see puuvillane materjal välja nägi ja fakt on see, et mida rohkem on siis mullas elustikku, mida rohkem on tema niiskusrežiim paigas, mida rohkem on mulla elustikul toitu, seda kiiremini ta seal toimetab. Nii et kõik see mulla mikrofloora, fauna, mesofauna, makrofauna ja nii edasi, kuni mullamuttideni välja, kes siis meil on ühed kõige suuremad võib-olla mullast toimetajad, mõjutavad siis seda, milliseks see muld oma omadustelt kujuneb. Mullamutt tegelikult on tüütu, ma tean, ta tuleb muru sisse ja siis ta teeb oma hunnikud, aga tegelikult on väga hea indikaator. Ja miks nii? Et no täpselt, mutt tahab süüa, mutt sööb vihmaussil on oma mikrobiota, eks ole, nii et see toiduahel on paigas. Mullamutt on väga hea, selline megafauna esindaja. Mutt ei ole selle koha peal, kus pole süüa ja vihmauss ei ole viletsas mullas. Vihmauss tahab ka head toitainete rikast keskkonda, kus tal on mida süüa. Nii et see on väga hea indikaatorite rida. Ja mulla elustiku osa täna, sellest räägitakse järjest rohkem. Hea muld on elus muld. Elus muld saab olla siis, kui mulla struktuur on paigas. Ehk siis mullas on kõik need poorid, õõnsused, kus see mikrofloora ja fauna saab tegutseda. Nii et kõik need bakterid, seened, nematoodid, algloomad, need saavad olla sellises mullas, mis talitleb, kus on piisavalt orgaanilist ainet ja siis tuleb sinna peale kõik need, kes nendest toituvad, kes lagundavad orgaanilist ainet, kes aitavad kaasa toiteelementide ringele ja millest täna räägitakse palju, on siis see küsimus, et mitu miljardit eurot aastas võiks siis olla viljaka mulla vahendatud ökosüsteemi teenused. Mul on väike vihje ettekande lõpus, aga tegelikult seda ei saa alahinnata. Ja siin nüüd selline ülevaatlik skeem, et kui me räägime mulla elustikust, siis kõik need ökosüsteemi teenused ja see, mida meie mullalt saame, te olite hästi tublid ja kõik see toit ja kiud ja toitelemendid, orgaaniline aine, siis mulla struktuursuse hoidjad, see on see, mida vihmauss ja mutt ka teevad. Kõik need vihmaussid, kes elavad sügavamates horisontides, nad ju õhustavad mulda, kannavad orgaanilist ainet sügavamatesse kihtidesse ja nemad ongi see eluavalduslik vorm lisaks puujuurtele, kus me siis räägime elusast mullast, sellest maismaa pealmisest kobedast kihist, eks ole. Nii et see mulla elustik annab väga sellise olulise panuse ökosüsteemi teenustesse, sest nad on seotud väga paljude erinevate protsessidega. Ja need mullad, kus on siis elustikku rohkem, kas siis seeni, ka neid suuremaid elustikugruppe, nemad jälle annavad otsese panuse toidu tootmisesse. Ruuki, sooder, ristik, karjamaa, rohi, et kõik need põllud, kus siis on tehtud kokkuvõtte mulla elustiku ja tema rikkuse kohta, andis saagilisa. Nüüd muldade määramise maatrikstabel. Et see on nüüd see koht, kus ma ütlesin, et Eestis on muldi väga palju ja neid ongi palju. Ja kõigepealt, kui me maatrikstabelit vaatame, siis nad jagatakse 3 ja võib-olla praegu see teadmine olekski hea, et meil on anormaalsed mullad, kuhu alla kuuluvad siis kõik need erodeeritud, kallakuliste alade mullad, lammialad, kõik need mullad, mida üle ujutatakse ja siin all on siis need puistangute või eemaldatud muldkattega alad.
kõik need mullad, mille ülemine orgaanilise aine kiht on siis turvas ja kui seda turvast on rohkem kui 30 sentimeetrit, me siis nimetame turvasmuldadeks. Ja nad siis reeglina jagunevad jällegi turba lagunemisastme järgi, rabad, siirdesood, madalsood ja nii edasi. Normaalseid muldi on meil oluliselt rohkem ja nendes tabelites on ära toodud siis need muldade šifrid ja normaaltekkelised mullad on siis need, mida ka me kasutame suuresti põllumajanduses, metsakasvatamiseks ja reeglina nende ülemine nende horisondid on paigas, erosioon neid alasid ei mõjuta ja turba horisont kui selline puudub. Nad võivad olla küll liigniisked mullad, aga turvast, 30 sentimeetrit turvast, nendel muldadel ei ole. Eesti mullastikukaart on väga kirju, aga siin on omad seaduspärasused. Et kui me hakkame siit põhja-läänest liikuma ja liigume Lõuna-Eesti poole, siis me võime öelda, et meil on neid paepealseid, rähtseid, aluselisi muldi kindlasti siit lääne poolt, ida poole liikudes rohkem ja siin ütleme see Lõuna-Eesti osaliselt ka Tartu ümbrus, et siin me peame siis rohkem mõtlema selle peale, kas me oma muldi lupjame, sest väga sageli muldade lähtekivimiks on liiv. Ja kui me räägime siia Pandivere kõrgustiku kanti, siin on meil siis Eesti kõige viljakamad mullad, leostunud mullad. Ja see täpselt, kui kirju muld on, kas teie teate, kui kirju teie muld on teie kodukohas? Keegi noogutab pead, keegi raputab pead, hüva. Aga igal juhul täna on meil selline suurepärane tööriist, nagu on seda Geoportaali Maa-ameti mullastikukaart. Ja kui te teate oma põllumassiivi numbrit, siis niimoodi mullastikukaardi pealt välja siis valides neid mullamassiivi kaardiüksus ja kui me sisestame oma põllumassiivi tunnuse, et siin on teisi lahendeid veel. Praegu mina ise kasutasin seda põllumassiivi numbrit ja see on ühe meie põllumajandustootja põld, siis me saame teada, mitu erinevat mullaliiki tema põllu peal on. Ja me saame kindlasti ka veel hästi palju muud infot teada. Me saame teada, et see põld on üle 10 hektari. Me saame teada mulla šifrite taga kenasti kõik need nimed, kleistunud, pruun, näivleetunud muld, suurepärane, ajuti liigniiske, aga viljakas muld. Keskmiselt kleetunud muld ja leetjas kleimuld, ehk siis üks nurk sellest põllust on märg. Nii et me saame korraga teada väga palju infot. Need mullad on nüüd eripalgelised, mis on selle põllu peal. Ja ilmselt näivleetunud muld põllumajandustegevuse jaoks ongi kõige parem. Võib-olla see keskmiselt leetunud muld sobiks metsakasvatuseks paremini ja siin ääres leetjas muld, tema on selline piiripealne. Et kindlasti sobib ta mingite põllukultuuride kasvatamiseks ja seda me saame ka vaadata, mille jaoks ta siis sobib. Kõikidel nendel muldadel on oma tüüpprofiilid, mis siis räägivad meile selle loo, millistes tingimustes on see muld välja kujunenud ja millised mullastikuprotsessid on seal toiminud. Aga võib-olla praegu selle mullakaardi info pealt on meile tähtis see, et tegelikult kogu see 10,7 hektarit on haritav maa. Me saame analüüsida, kui palju on meil ühte või teist mullatüüpi, ehk siis me saame teha sellise pindala mõõtmise nende mullatüüpide kohta ja näiteks, kui meil oleks vaja seda mulda täppis viljeleda, mida täna tehakse, siis vastavalt sellele arvutatakse välja ka meie väetamise kaart. Ehk siis me võtame arvesse, milline on selle mulla kasutussobivus. Ja selle jaoks on jälle meie Põllumajandusuuringute Keskus väga hea tööriista välja töötanud ja siin jällegi Põllumajandusuuringu Keskuste kodulehel,
kui me lähme muldade kasutussobivuskaardile, me sisestame oma põllumassiivi numbri ja hakkame katsetama nüüd erinevaid kultuure, mis meile sobiks nendel muldadel kasvatada. Hernega me saaksime hakkama teatud maade peal, ehk siis seal osas, kus oli meie näivleetunud muld. Mesikaga me jääme hätta, natukene jääme hätta, et ta on selline rahuldav kuni mitte nii hea. Ja kartuli jaoks on enamik sellest maast sobiv, ehk siis need indikaatorvärvid annavad meile kenasti infot selle kohta, milleks see muld siis sobib. Ja nüüd mu aeg saab kenasti kohe täis, aga ma kiiresti siia teeks veel selle viite, et meie kolleegid Metsanduse Instituudist on teinud veel sellise hea tööriista nagu Eesti metsakasvukohatüübid ja nemad on siis võtnud kokku selle osa, kuidas ja millist, ütleme, ka kasvatada, millist puittaime mingile mullale võiks plaanida. Nii et kui meil on see võimalus, siis Eesti metsakasvukohatüüpide kaart annab nüüd meile jälle sellist väga head ülevaatlikku infot. Kõigepealt selle kohta, millised on meie enam levinud metsakasvukohatüübid. Ja kui me klõpsame näiteks selle sama salumetsa peale, siis me saame teada, et siin on naadi sõnajala metsakasvutüübid, aga siin räägitakse lahti ka muld ja mullalõimis. Ehk siis jälle selline hea tööriist, mida kasutada kas siis õppes või ka oma kodumuldade tundma õppimisel, kuhu mida planeerida või kus siis mida loota. Ja siin all on siis viide jällegi ka sellele mullale, nii et kui me teame, millise mullaga on meil tegu, siis me saame teha üldistuse jällegi sellele tasemele, milline on meie taimkate, millised puud meil seal kasvavad, sest kõige lihtsam taimekasvatuses on see, kui me suudame kas just maha spikerdada, aga jälgida loodust piisavalt nii palju, kas oma aiakujunduses, toidukultuuride kasvatamises, et mis on meie kliimavöötmele, meie piirkonnale omane. Ja siis me ei eksi ja siis me ei tee nii suuri investeeringuid erinevate kultuuride kasvatamisse. Ja nüüd siis see kokkuvõtte koht, et meil on hea põllumajandustava. Meil veel ei ole mullakaitseseadust, aga samamoodi nagu me räägime igaühe looduskaitsest, me saame rääkida tegelikult igaühe mullakaitsest. Et kõik see, mis saab alguse valest maakasutusest, seda saab vältida ja seda saab teha igaüks. Alates sellest, kuidas kompostitakse sügisel lehti, et praegu hästi aktuaalne, lehed on jälle kilekottides, kilekotid on kas tee ääres, kompostida on ebamugav ja meil on lusitaani ja tigu ja nii edasi, aga tegelikult see on täiesti mõtlemise koht, siis tuleb teistmoodi kompostida. Kuidas saab orgaaniline väetis tagasi mulda, sest kõik need lehed, mis puud on kasvatanud, see on üks märk toiteelementide ringlusest ja sellest, et need toiteelemendid võiksid nüüd sinna mulla huumusesse oma panuse anda. Siia juurde kindlasti see biojäätmete käitlemine, kus tõmmata piir. Et enne oli väga kena viide sellele, kuidas toimub meie reovee puhastus. Me räägime ravimijääkidest, me räägime, kuidas see mõjutab mulla elustikku, aga tegelikult seal on veel selline hoomamatu suurus, mis on mikroplast. Mikroplastist me täna räägime juba, kuidas me sööme mereande ja mitu tükki mikroplasti me siis karpidega endale sisse sööme merekarpidega. See täiesti toimib täna. Kõik need multsid, kultuuride vaheldumine ja kas te siis suhtute sellesse vastutustundlikult, kui te ostate endale turbapalli sees maitsetaime. Kuhu see turbapall läheb? Ma loodan, et mitte olmejäätmetesse. See maksimum, mida iga inimene saab teha, on siis vähemalt see alles jäänud osa panna biojäätmetesse.
kui me elame korterelamus ja me ei tee ise komposti ja nii edasi. Nii et seda vastutustunde küsimust ka täna, mida meist igaüks saab mullakaitseks ära teha, on tegelikult väga palju. Alustades kas või sellest, et kui te lähete rabasse matkama, et siis kõik see prügi, mis te võtate kaasa või kui metsa lähete matkama, et te toote sealt metsast välja. Nii et rikkus meie jalge all. Mida see siis tähendab? Ilmselt meid kõiki kõnetab see, kui me räägime numbritest. Ja Maaeluministeeriumi kodulehekülje peal on selline kena kokkuvõetud number nagu 981 miljonit eurot. See oli siis eelmise aasta põllumajanduse kogutoodangu väärtus. 981 miljonit eurot. Siia juurde võib arvestada metsandussektoris ainuüksi see puitdetailide eksport oli miljardites. Nii et on rikkust meie jalgade all ja meil ei saa olla muud rikkust enne, kui me selle jalgealuse osa eest ei hoolitse. Nii et kõik see, mis tuleb veel sügavamalt, sealt geoloogilistest kihtidest, see peab tagama selle, et meil jääb see maismaa kobekiht, kus kasvavad taimed, toimetavad mikroorganismid, sest kui muld degradeerub kiiremini, kui me suudame hoida ja kõik need kaevandusalad, ehitusalad kasvavad kordades kiiremini, siis me oleme ükskord sellise fakti ees, nagu on siin raamatu kaane peal, et tegelikult kui ei ole mulda, siis tsivilisatsioonid hävivad. Nii et meil on kõigile seda mulda vaja, seda sama viljakat põllumulda, orgaaniline aine peab siis puhtal kujul ringlema ja selle mullaga tuleb julgeda tegeleda. Ja kui minu jutust tekkis küsimusi ja te tahate veel juurde mulla kohta kuulata, siis me ootame teid kõiki mullapäevale 3. detsembril. Aitäh! Suur tänu, Merrit! Aga kasutame siis võimalust, et mõned küsimused juba on võimalik praegu küsida. Üks selline põhimõtteline, ma vaatasin, torkas silma. Suure osa mulla toitainetest tarvitab inimene. Paraku need toitained ei jõua tagasi põllule. Kas ideaalis peaks põllult tulnud toitained ligi 100% tagasi põllule jõudma? Ja see on nüüd mõtlemise koht. Ja tänasel päeval ma ei ütle ei ega jah. Aga ma ütlen seda, et see, kuhu need toitelemendid jõuavad või see materjal, mis siis jõuab, see peab olema väga hästi kas siis ära käideldud, kompostitud ja tegelikult täna me ju saame aru ka sellest, mis sinna fekaalide hulka kõik jõuab. Et üks asi on kõik need ravimid, mida me sisse võtame ja kõik see pool, aga seal on ka, ütleme sellist, kui see töötlus ja käitlus on paigas, see on ju aastasadu niimoodi toiminud enne meid, aga samas näitavad ka rahvusvahelised põldkatsed seda, et kui põllu ääres on silt, et see on nüüd see orgaaniline väetis, siis tegelikult seal põllu peal kuidagi on see samm ka ettevaatlikum ja see mõtteviis, et tegelikult millest me täna me räägime ju sellest, et ka inimeste puhul, kui inimene sureb, siis levinud on matmisviisid läbi kompostimise, läbi tuha biolagunevatesse ümbristesse matmine, nii nagu me teame, et meie sõprade staar seda palus teha ja nii edasi, eks ole. Nii et neid alternatiive on ja neid kaalutakse, aga lihtsalt see tuleb väga hästi läbi mõelda. Katsun siit veel 2 lühikest küsimust teha, sest aeg tiksub halastamatult. Selline küsimus, kas sügiskündi tuleks vähendada või üldse mitte künda? Enne vist kuulsime, et seentel on tegelikult sellega sageli jumala okei, aga küsin niimoodi. See on nüüd selline küsimus, et see oleneb hästi palju mullast, et kas sügiskündi tuleb vähendada.
kui on teatud kultuuride vaheldumine, mis eeldab sügiskündi, siis sügiskünniga võib teha väga palju head. Loomulikult, kui mulda ei sügata, ei pöörata, teda mineraliseerub vähem ja seda head jääb mulda rohkem. No see on ka selge. Ja kui me veel kogu aeg sügame neid orgaanilise aine rikkaid muldi, siis me majandamegi ennast välja sinna kleimuldadeni ehk ükskord ei olegi seda orgaanilise aine rikast kihti. Et see oleneb ilmselt hästi palju mulla liigist, ma ei ütle, et mitte mingil juhul. Loomulikult on alternatiive, aga täna me teame seda, et ka otsekünnil on omad mured. Kõdukiht, pestitsiidijäägid kogunevad, tuleb anda nälk ja graanulit, et igal asjal on oma plussid ja miinused. Mingis olukorras, ei peaks sügiskündi rakendama, ja teises olukorras võib see otsekünd ka olla problemaatiline, et see väga oleneb. Millist alternatiivi pakuksite kasvuturba kasutusele eramajades ja nende juures? Hea küsimus. Meil on juba neid riike, kes on, loobunud turbapõhistest kasvusubstraatidest. Norra, Saksamaal väga jõuliselt, liigutakse sinna suunda, et neid turbapõhiseid kasvusubstraate oleks järjest vähem. Meil on turvast praegu. Alternatiivid võivad olla. Tähendab, turbale nii head teist materjali ei ole. Alustame sellest. Lihtsalt ei ole. Ei ole sellist sama hea vee imavusega, sellist taimehaiguste vabamaterjali, mis oleks nii kerge transportida ja nii edasi. Aga mida iga üksteist saab ise teha, on kindlasti see, et on kompostid. Lihtsalt kompostide puhul tuleb vaadata, et seal sees ei oleks vihmaussi kookoneid, neid mune nii nimetatud, kompostid ja siis te saate ka veel, või mida mina ise ka olen proovinud. Ja ma olen muidugi ka hävinud, et eks neid vihmaussi mune ikka tuleb, aga ma ikka proovin. Et kompostid, siis on neid ise tehtud segusid, kus proovidagi erinevaid materjale segada ka mineraalmullaga, sest fakt on see, et kui seda mineraalset mulda lillepotis kasutada, siis tekib see tihenemine ja seal jälle pole lillel hea olla. Nii et ma arvan, et selline klassikaline lähenemine, kus saaks segada ise kokku, nagu mul seal joonise peal oli, et igas heas mullas peab olema seda mineraalset osa, savimineraale, kas siis liiv, savi ja kompost, orgaanilise aine rikas materjal, et siis saaks midagi ära teha. Aga jällegi, nii nagu me võtame komposti, me tahame, et kompost oleks elurikas, nii meil on kohe palju küsimusi. Nii et see tuleb ka jälle targalt läbi mõelda. Aga kõik need muud tselluloosipõhised materjalid naturaalkiududest, et see on jälle selline, seal peab siis hästi tark kas olema kastja ja väetaja, et seda peab siis proovima, et see on keeruline. Ja Merrit, lõpetuseks lühidalt, mida sina mullale annad? Anna hea soovitus meile ka. Mida mina mullale annan? Jaa. Ütleme niimoodi, et üks asi, mille peale ma see sügis mõtlesin, oli see sama. See 1 millimeeter aastas, kui teda tekib juurde. Et vähemalt oma katsemullad me üritame kõik loodusesse tagasi viia. Et see on siis see austusväärne mulla käitlemine, ja rääkimata siis selles, et aias on mul need külvikorrad ja nii edasi. Või vähemalt kultuuride vaheldus, ütleme niimoodi. Väga tore. Ja siia ilmusid just meie kuulajate, vaatajate arvamused ehk annavad ka väetist ja loodetavasti siis selle nime all ka kõdu ja komposti. Jaa, mul oleks üks lühike repliik ka siia lõppu nüüd, et ma enne põgusalt sain tutvuda nende vahvate meeleolu seljakottidega. Aga ma ei pannud tähele, kas seal mulla näidised olid, et ilmselt turba juures oli viide turba toodetele, aga ei olnud. Kõik muu oli. Olid taimenäidised, loomanahad, aga mulda ei olnud. Tuleb muld ka? Tuleb. On mille poole püüelda. Teeme suure aplausi Meritile, aitäh!